Ai ja siin hakata, sellest me oleme varem rääkinud, kuidas need vennad suudavad ise endale keevitada. Kelement läheb nüüd. Ai, natuke selja teha. See võtab ette. Ja läheb ära! Ai! Elagu Paidena! Siin keevitatakse endale ära ja Eelme ei jäta isegi varianti. Eelme näitab, kuidas need väravad lüüakse. Esiliiga B, ma ütlen, Keile üks üle aasta ja Tšaadžule ristakas ära. Uskumatu mees on Eerme ka, ma isegi üle kõike. Stoikovitš on nii närvis praegu. Oi. See lükkab tagasi. Antonov vajab silmad kinni nüüd Reimale. Reimal tahab peale kühveldada, aga ei hakka. Sellele mehele tuleb palli anda ja see mees tahab ette võtta. Ja tuleb pall kotis! Olgi kotis! Ei ole niimoodi lööda Premium liigas ära vaid! Ja mitte veegi ei saa aru, kuhu see pall on. Uskumatu, mis jalg sellel mehel on. Niimoodi lööme meistri liigas väravaid. Kõik, mida see puudub, Eerme muutub kullaks. Uskumatu. Oi. Charlesul käib pea nii ringid ja sa siiamaani aru, kus kohta see palli minema hakkas. 13 mänguga 8. Keegi seal vist varbaid vahele ei saanud, tundus vähemalt nii. Tahetakse. Andres Järve nurgalik 54. minutil hetkel madalaks jääb Kallas peaga kenasti vahele ja kiirelt siin toimetab ka Harjupink, et pall omadele anda ja saaks selle Audist kärvemalt mängu panna kui enne Järve olukorras. Siin on pall lahti ja Karel Eerme paneb selle 54. minutil väravasse. Saab Harju Laagri oma esimese tabamuse kätte, mis ilmselt sellel puhul on ka legaalne ja koos Laagri ultratega seal võidu tantsu ja laulu saadakse lüüa antud olukorras. Ja Karel Eerme, kes eelmises olukorras tegi suure eeltöö ja Danil Rudenkole palli värava ette läkitas, on nüüd ise ka resultatiivne ja tänab kõrgemaid jõude. Ja siin väga hästi ikka ründajalikult 2004 aastal sündinud Eerme liikus ja selle palli väravasse suunas. Kordusest ka kohe see moment meil avaneb ja see kiire Audi sisseviis oli ka kindlasti selle olukorra puhul. Esimesed puuted ka tal siin nüüd tulevad. Tõsiasi neid kohe küll vastastele lähevad. Taaskord Eerme Kallase eest putku pistmas on. Teeb konksut seal Karisala läistel. Vasaku alaga tuleb kuul ja see lendab põhimõtteliselt ristnurka. 62. minutil paneb Karel Eerme sellise värava ära, et Tartu Tammekal ja Richard Alandil ei ole mitte midagi teha ja Harju Jotka Laagri asub selles kohtumises eduseisu. Suurepärane individuaalne sooritus Harju ründajalt ning Harju 2, Tammeka 1 ja tartlased on natukene jäämas rongi alla hetkeseisuga mängupilti vaadates. Kogu Harju leer saab kollektiivselt väravat tähistama asuda ja ka otsajoone taga sooja tegevad vahetusmängijad siin jooksevad Eermet ja kaaslasi õnnitlema, aga suurepärane tegutsemine Karel Eermelt ja ehk nüüd terve kohtumise rassinud Andres Järve vastu saab olema huvitav näha, kas ja palju tal neid võimalusi neid väledaid jalgu näidata veel jagub. Pall uuesti karistusalas ja Eerme paneb selle 3. korda väravasse. See on Karel Eerme show, 66. minutil lööb ta 3. tabamuse ära ja Tammekal on nüüd ikka kohutavalt raske. Karel Eerme ja Harju Jotka Laagri 3, Tartu Jotka Tammeka 1, paremalt äärelt pannakse pall karistalasse ja viiekasti joone juurest või sealt kuskilt natukene tagantpoolt saadab Eerme selle palli ühe puutega väravasse ja Richard Alandil ei ole taaskord mitte midagi teha. Oi. Teiseks pooleks ei saa öelda, et Harju oleks justkui taas sünniga platsile tulnud, aga resultatiivsus näidatud. Vaatame, vaprad karud teevad korralikult möllu ja 2004 aastal sündinud noormeeste duellis Eerme versus Nõmm. Jääb peale Eerme, kes palli väljakult vaadates vasakule poole värava alla nurka saadab ja resultatiivsuspunktide osas saadakse siit tabamus kätte. Saadab Nõmme teisele poole ning on penalti löömisel Eerme kindel. Vahepeal on harjukate poole pealt platsile tulnud selle draama käigus ka Kirill Aleksander Antonov, kes siin kõige agaramalt palli haarab ja selle keskringi toob. Ja Ribeiro ja aga suudetakse blokkida, aga nüüd on Harjul võimalus. Kas siit tuleb peale löök? Ei tule. Piht lööb peale ja pall on väravas.
ja Piht lööb peale ja pall on väravas, lasti vabalt lüüa. Ja väga vabalt jäi Piht üksinda. Tundus, et on Piht. Vaatame, ei olnud ikkagi. See on Eerme. Eerme, just, Eerme, jaa. Nad on kuklanud täpselt. Ei, kui meie selja tagant vaatasime, aga ei näinud kohe seda nime ka sealt selja pealt, aga kuklad on samasugused, aga Eerme lööb oma... Teise värava Premium liigas. Just, teise värava sellel hooajal, nii et... Aga vaatame nüüd selle situatsiooni veel korra üle, et mulle tundub küll, et liiga vabad lasted. Leedu kõrgliigas. Aga tema on siis jah, Premium liigas 102. mäng. Ja läbi söötsid teine ja tuleb teine. Harju käib rünnakul vähe, aga kui siis korralikult. Karel Eerme ja 2-0. Vähem kui 5 minuti sees on Harju löönud 2 tükki. Ja samal Harju õiendab veel Baturintsiga. Maksimalist tundub. Aga Harju ikka laagri 2-0 ees. Ja mõlemad nüüd saanud põhimõtteliselt ühe võimaluse ja sellega kohe ära kasutanud. Nii Kristjan Kriis kui Karel Eerme. Selles mõttes on selline ampluaa piisavalt lai. Kautki on neil varas olemas, siit löök ja pall lõpetab kõrgus. Ja kas see on Kose või no kes seal täpselt on, kes selle palli võrku lõi, praegu pole üldse oluline, peamine Harju jaoks on see, et seda mängu minnakse juhtima. Tasid. Aga eks see on selline reaalsus ja ma arvan, eks Tabasalu hakkab ennast siit üles ehitama taas. Ei tasu siin midagi arvata, et midagi oleks katki, siit igatahes selle kontekstis küll. Ja Karel Eerme lööb siit oma teise värava selles mängus ühtesi 28. sellel esiliiga hooajal. Ja rahvas aplodeerib, kõlavad pasunad ja kõik muud sellised, mis toetavad seda Harju edu selles mängus ja sellel hooajal. Vaatame siit. Salnikov, võistkonna peatreener Andrei Kalivolin. Abitreener Aleksei Davõdov, võistkonna esindaja Artem Davõdov, meditsiinitöötaja Katarina Palovinčuk. Ja tänase mängu kohtunikud. Peakohtunik on Tanel Ükrus, esimene abikohtunik Sander Jurjans ja teine abikohtunik Marto Kiisk. Ja tundus, et Harju avas skoori. Ja värava autor number 9 Karel Eerme. Tik 45 ja välja tuli Kaur-Erik Tamme. Oi, kui hea sööt karistusalasse ja sealt ongi Karel Eerme. Mõned minutid oli väljakul ja 67. minutil viis Harju 3-1 juhtima ja Eerme küll lahendas väga hästi, aga tuleb kiita ka söötu
super sööt läks Eermele ja Eermel põhimõtteliselt vormistamise vaev, tõsi küll, lapa oli ees, aga palli ta lapast mööda lõi ja Harju taastas 2-väravalise eduseisu. Eermel siis nüüd selle nüüd Riiberg ja Kelement hetkeks võitlesid, Kelement jäi hetkel selles võitluses peale. Reima, kas nüüd on Eermel võimalus? Karel Eerme lööb Paide või vabandust Harju 6. ja nüüd on see käes, et Harju on Paide vastu igas mängus vähemalt 6 väravat löönud ja 78. minutil Karel Eerme lööb oma selle hooaja 23. värava. Ja Reinhard Reima jaoks saab Vainula jätab nüüd seal Karistele, Karistelt pikk pall ettepoole ka, Eerme on olemas, saab ka mööda Pjatajevist ja siit on esimene on siit olemas. Harju Jotka Laagri läheb 31. minutil seda mängu 1-0 juhtima ja väravautoriks ei keegi muu kui number 9 Karel Eerme. Ilus pall Jako Karistelt ette ja seal Eerme rahulikult selle palli võrku saatis. Eerme jaoks sellel esiliiga hooajal ei ole seal ründes mehi, kes väravaid lüüa ei oska. Just nii, siin Jose suutis Kalevi mängija pikali põrandale panna, et sellest võib-olla Vihva Street saaks lisapunkte, vaatame selle ära, Eermel nüüd olemas ja see käis väga lihtsalt. No ja see oli see, millest ma just praegu rääkisin, Harju liigutab, ootab ja tuleb Karel Eerme ja lööb enda hooaja 20. värava. Oli see Kajari vist nüüd, kes Eerme jooksu maha magas. Ja 18. minutil läheb siis Harju seda mängu 1. Saab siit Harju edu mängida nüüd. Rudenkol on võimalus. Kriis pall kasti ja tuleb olemas! Ja mis Eerme ennem joone pealt ära panna ei suutnud, siis nüüd paneb sealt vaata, et pluss 10 meetri pealt peaga posti kõrvale ja lepp lihtsalt ei ulatunud. Ja see oli see, mida Harju otsis siin need esimesed 5,5 minutit, nii et Karel Eerme lööb enda hooaja 21. värava ja nüüd ollakse Laasneriga ühel pulgal ja märkamatult jääbki Lehtmets ainult 2 värava kaugusele. Liituse Tainava võistkonnast, kes hetkel Leedu kõrgliigas hoidmas 7. kohta. Ja tegu on tõesti päris talendika mängumehega. Vaatame selle olukorra Kose veel Eermel ja on olemas! Harju Jotka Laagri läheb seda kohtumist 5. minutil. Karel Eerme väravast 1-0 juhtima. Väga hästi seal Ander Joosep Kose oli see mees, kes selle rünnaku üles ehitas. Ja siit Harju kiiresti väravavõrgu Velkol lahti sai. Mina vaatame siit kordusest ka ja Koselt väga ilus sööt. Jagarmal ei olnud seal olukorras mitte 9-21 mängust, aga praeguse seisuga 10. suunas täna ei liiguta. Nüüd saab Rõivassepp keskväljal korralikult hakitud ja haiget, aga pall jääb Harjule. Läbi sööt Eerme suunas, Eerme vastas on nüüd Vait Pihela. Eerme läheb, kas lahendab olukorra ära, lükkab ära 3-1 ja Harju vist võtab selle mängu ikkagi koju kaasa. 3-1 73. minutil ja Karel Eerme vormistab selle asja vist ikkagi ära, sest et Flora mäng pärast juba Harju teist väravat on ikkagi täitsa lagunenud. Keegi saab siit veel kollase kaardi, oli see Maksim Kalimullin. Tundus vähemasti niimoodi, ma nüüd päris kindel ei ole, ma nägin
tõusis kas Toustikule või Kalimullinile, pigem vist Kalimullinile, aga nii hull sikutamine, et kohe punane penalti andena Joosis oli. Pool teisest poolest on mängitud, Harjul teine penalti võimalus täna. Ja seekord on Eerme palli taga, mitte enam Kriis. Eerme lööb ja tantsis ja lõi koort vales suunas ja 69. penaltist siis Eerme lööb 2-1 Harjule ja tõuseb esiliiga väravaküttide edetabelis liidri kohta jagama Ken Lou Laasneriga, aga mis veel olulisem, tõstab Harju siin praegu 2-1 eduseisu ja sellise seisuga täna enam FC Tallinnale ei oleks võimalust Harjule 20.